Reidek. Tervist! Ma märkasin, et see aasta aega Eestis olnud, et kuidas nii? Jah, läksin natukene kaugemale õnne otsima, et Eestis asjad ei kipu liikuma, et tuleb seda nii-öelda elu ja leiutamist natuke kaugemal teha, et Eestis on see asi natukene kinni poonud. Kas kaugelt vaadata on parem või on ideede kogumiseks või miks sa nagu reisid? Pigem nagu võimalusteks. Selles mõttes, et kui me toome näiteks Soome riigi näiteks, siis nendel on toetusprogramm soomlastele. Kui me toome Jaapani riigi, siis nendel on toetusprogramm jaapanlastele. Ja kui me oleme Eestis, siis meil ei ole toetusprogrammi. Et näiteks Lõuna-Korea toetab oma leiutajaid, Soome toetab oma leiutajaid ja Eestis ei ole mingit toetust. Ei muhvigi, jah, et eestlasena läksin siis Koreasse ja Jaapanisse ja küsisin nii-öelda toetust leiutamiseks, et kuna Eestis ei ole midagi, siis äkki Korea või Jaapan toetab ja need ütlesid ilusti, et meil on toetusprogrammid, aga jaapanlastele või korealastele, kohalikul on programmi. Nüüd eestlasega on see häda, et tal ei ole toetusprogrammi. Sa oled immigrant? Jah, ma olen immigrant ja ma olen tuulelipp, lehvin ringi, ja otsin siis nagu võimalusi, et kuidas oma ideid ja asju realiseerida. Sa kaasid kuskil Aasias, Nepaalis, Himalayas, Jaapanis? Jaa, ma tegin suure ringi, ma tegin 13 kuud ühe rännaku ja selle aja jooksul õppisin päris palju, et ma siin Eestis proovisin projekti käima saada 3 aastat ja kiusasin ikka igasuguseid inimesi ja käisin igalt poolt ustest sisse välja ja mitte midagi ei juhtunud. 3 aastaga ei saanud ühtegi projekti käima. Ja ma läksin Põhja-Indiasse, Kashmiri ja inimesed seal kohapeal küsisid, et kes sa oled ja mis sa teed. Ma ütlesin, ma olen leiutaja. Mis loom see on? See on niisugune loom, kes leiab lahendusi. Kui sul on mure või probleem, et siis ma mõtlen välja uue lahenduse või tehnoloogia ja see probleem saab lahendatud. Et see, meil on suur probleem. Et meil on vaja keskküttesüsteemi, et meil talvel turistid ei taha tulla, et meil on külm, et kõik turistid nutavad, et on külm, aga koht on ilus, tahaks külastada. Et ei ole siis hullu, et eks ma siis mõtlen välja selle keskküttesüsteemiks. Ja ma tegin joonised ja joonistest ideest töötava prototüübini läks 4 päeva. Mis on siis kevitajad nähed kõrval? Terve küla aeti üles ja telefonidega helistati igale poole, metallitöökojast toodi jupid, asjad, keevitajad, kõik aeti kohale. Terve küla aeti käima. Ja jutt läks juba nii palju laiali, et seal juba sõjaväe kindralid tulid vaatama prototüüpi. Meil oli 5. päeval tegime katseid ja juba mingisugused sõjaväe inimesed tulid uudistama, mis neil toimub siin, eks. Juba terve linna peal oli jutt lahti, et mingi leiutaja teeb ja päästab küla, eks. See on nagu hullust leiutast. See on täpselt, eks, et mingi, juba maailmaparandaja kohal. Kõik nii õnnelikud, tehakse sööke asja. Leiutaja on niukse au sees. Eestis saad jalaga, kao ära tüüta, eks. Tegelikult on üks teine leiutis, mida poolest Eestis üsna tuntud oled, et see on see päästerakett, mida ka Eesti ülikoolidest tuuakse näiteks. Just nimelt, sellega oli vahva lugu, et mul oli üks perekonna tuttav, ta sai Eesti saare peal natukene haiget ja tuli välja, et päästekopteri, helikopteri käivitusaeg on 45 minutit. Ja siis nagu mõtted liikusid natukene selle Estonia ugu peal ära, et kui inimestega midagi kaugel juhtub, eks iga riigi mere territoorium tead nagu 12 miili. Ja kuskilt uudistest see aeg kuulsin ka veel, et Inglismaal näiteks on 400 mereõnnetust aastas ligikaudu. See on, peab mingi lahendus olema, et inimesed tuleks kõigepealt veest välja saada ja siis hiljem jõuab nad sealt
päästeparvest või kuskilt välja noppida, aga see abi peaks minema kohale nagu esimene abi nagu väga kiiresti. Ja jõudsingi siis sellise lahenduseni, et tegelikult tuleks see päästeparv lihtsalt raketiga kaldast kohale tulistada SOS-signaali peale. Ja andsin siis Patendiametisse uuringu sisse, et kas on olemas või keegi on teinud sihukest asja või ei ole. Ja tuli välja, et ei ole. Mina olen esimene maailmas, kes mõtles välja see kanderaketi või päästeraketi? Päästeraketi, jah. Võtame sõjatehnika, millega me kogu aeg inimesi lõhki laseme, et hoopis muudame selle kasulikuks, et hakkame inimesi päästma selle. Sest et sõjatehnika on juba olemas, meil on vaja ainult raketil pea ära vahetada, võtame mürsu ära ja paneme sinna päästeparve asemel. Ja tänapäeval päästeparved, 50 inimese päästeparved on päris väiksed. Selles mõttes, et kokku pakituna võtavad väga vähe ruumi. Aga mis kogu selle asja käigus välja tuli, oli see, et kui nüüd rakett välja tulistada, siis kommertslennukid keeravad kohe selle riigi pealt ära. Et sa päästad nüüd 3 inimest selle suure raketiga ja pärast saad siis lennufirmadelt suure arve. Et nad on pidanud kuskil teises riigis hädamaandumist tegema ja nii edasi. Aga algne idee oli muidugi niisuguse õilsa eesmärgiga, et Ja uuringu tulemus, kuidas siis oli? Uuringu tulemus oligi see, et keegi ennem ei ole teinud. Et ma andsin nii-öelda uuringu sisse, et kas ma olen esimene või ei ole. Ja tuli välja, et ma olen esimene maailmas, kes tahab raketiga inimesi päästa. No selge, siis me räägime nüüd siin Manteuffeli mõisas, keda peeti hulluks leiutavast. Veel ühe hullu leitaja, kes on ka huvitavad asju välja mõelnud. Sa pead tegelikult ikkagi leiutajana laskma reeglitest lahti ja tuleb endale tunnistada, et sa oled natuke teistsugune. Kui sa tahad leiutada, sa ikkagi suurte gruppi ei kuulu ja natuke sind ikkagi tögatakse ja teinekord jääb päris veider mulje, et see ikka on trepi peal katki kukkunud ennast korralikult, eks, aga miks see mulje jääb, on see, et tegelikult leiutaja ta tulistab 200 ideed korraga välja ja 1-2 nendest on väga head lõpuks. Aga et selle 1-2-ni jõuda, sa peadki omama seda fantaasiat, huumorimeelt ja tulema välja täiesti jaburate asjadega, mis on igasuguse füüsika ja seaduste asjade vastu. Kõigepealt sa tuled taga lagedale ja siis vaatad, kas seda on võimalik teha midagi. Võib-olla on võimalik. Ma olen kuulnud, et lennuk ka olla enne lennanud, kui aerodünaamika seadus oli välja kirjutatud, nii et selles mõttes nagu... Täpselt, nii ta on. Nii ta on. Keegi peab olema see esimene hull ja julge ja täiesti segane, kes tuleb asjaga lagedale ja ütleb, et proovime. Proovijatel on abi vaja. Proovijatel on abi vaja. Ja nüüd ongi vaja ju riigil investoritel mõelda välja selline süsteem, mis paremini eraleiutajaid toetaks. Kuidas sa täna näeb nagu Eesti olukorda selles suhtes? Mida tehakse, mida on puudu? Eesti on selles mõttes päris kurvas seisus, et riik ja riigisüsteem nii-öelda eraleiutajat ei toeta, riik siis küsib nii-öelda äriplaani, et seda oma leiutamisele nagu toetus saada. Aga kui me võtame äriplaani paar esimest punkti, kes on su 3 konkurenti? Ma loon täiesti uue tootes, kohast ma need konkurendid võtan. Ma ei ole muidugi varem selle peale tulnud, et ma pean kirjutama 3 korda sinna ennast äriplaani. Ma olen enda konkurent, ma olen enda konkurent ja ma olen veel üks korra veel enda konkurent. Aga selline äriplaan naerdaks ju kohe välja. Selle võtsime sellised tooted, mis on sarnased sinu omaks. Aga kui ma loon täiesti uue asja, mida ei ole turu peal varem olnud, mismoodi sa sellele äriplaani teed? Ja kui sa äriplaani ei saa teha sellele asjale, siis Eesti riiki toetasid. Me oleme surnud ringis. Üldiselt on siin ajaloos juba näha olnud, et parimad leiutasid on siit üsna kiiresti läinud, eks ole. Selles ongi asi, et eestlaste see maailma rong sõidab minema.
me oleme Eesti koha peal, me oleme selles peatuses. See on ju tegelikult kõik suur maksuraha, mis Eesti riigil jääb saamates, need ideed lähevad välja, eestlased lähevad, otsivad väljast neid investoreid. No, mul on paar väga head ideed, ma täiesti keeldun neid Eestis registreerimist, sest et mind ei toetata, miks ma pean Eestit toetama. Ja selle lõppkokkuvõttes, kui ma tunnen hea ideega lagedale, sellest saab tööstus või äri või see toodab mingisugune 1 miljon või 20 miljonit aastas, mis iganes. Need maksud jäävad siis Inglismaale või Norrasse, eks? Või USAsse, seal ei ole vahet, eks, kus seda teeb. Mina kui leiutaja, ma tahan oma selle loomingu eest nii-öelda preemiat saada, eks. Aga kui mulle, Maast ei saa auto ostu loa, et nüüd ei saa... nüüd ei saa midagi, eks. Nüüd saad mõnitada. Meil ei ole isegi Eesti riigis ei ole, leiutaja ei ole amet. Tänaseks päevaks Eesti riigis niisugust asja nagu leiutaja, sa ei saa ennast ametina tööle võtta. Ma olen kuulnud, et siin Tanel linnas AHA-keskuses on leiutajana tööl ja eks me see leiutajate liigist Aavo Murutal on ka leiutajana tööl. Kaks meest on. Kaks inimest on Eestis registreeritud ametlikult leiutajatena, aga ta natukene Eesti seadusandlusega on selles mõttes konfliktis, kuna Eesti ametite nimistus leiutajat ei ole. Ja leiutaja on siis nagu tegelikult see inimene, kes veab kogu seda planeeti edasi. Just, et tegelikult ülejäänud tundub olevat nagu lisafunktsiooniga, mis annab võimaluse siis neile, kes on hädas või tahavad elu maailma paremaks, et teha see järgmine uuenduslik samm. Mina näiteks triikrauapuud ei ole näinud. Et sa triikrauad kasaksid. Võib-olla triikrauad, ma ei tea, kuidas kellegi ettekujutus on, võib-olla tõesti, et nagu külmkapi põõsas on äkki olemas. Need kõik asjad tuleb leiutada, eks? Ja see on see, leiutaja on nüüd see, kes seda maailma loo, kus me kõik need mugavused, see on mugav diivan. Mõnikümmend või mõni 100 aastat tagasi keegi pidi selle diivani leiutama. Meie täna kasutame selle leiutaja loomingut. Kaasa arvutud see mikrofon, keegi pidi selle välja mõtlema. Põhimõtteliselt igale poole, kus vaatame, on leiutised. Just. Lähme alasti metsa, et siis võib-olla ei näe ühtegi leitist. Just täpselt niimoodi, et me leiame küll kartuli, aga kui me nüüd tahame kartulit maast kätte saada, meil on vaja leiutist. Selle asja nimi on labid. Ja kui me nüüd nagu maailma edasi viivat loomingut ei toeta, kuhu me siis jõudnud oleme. Ühe aasta ma nägin uudistest, et Eestis renoveeriti üks teater ära 80 miljoni euroga. Tekkis küsimus, et kui palju peaks olema selle, kui me nüüd sellele teatrile teeme äriplaani, siis mis nagu pileti hinnaks tuleb, et see 80 miljonit tasa saab. Sellega on kõik okei, me kultuuri, kunsti toetame, eks. Paneme sinna 100 miljonit ja leiutamine on ju ka looming. Eks, tegelikult. Ja ma pakkusin siis välja nii-öelda Eesti leiutajatele, et aga võib-olla, et nagu teeme siis Eesti leiutajatest nagu teatrigruppi ja oma leiutised nimetame lavadekoratsioonideks, et me saame nagu riigi käest raha küsida, et lähme siis kultuurkapitali ja oleme siis nagu kunstnikud. Oleme endale salli ja kübara ja hakkame lava peal tegema neid asju. Eesti selles mõttes kindlasti ei ole tööstusriik, kus nendest asjadest aru saadakse. Võtame ajaloost siis, Walter Sapir-Minox, enne seda Saksamaale, Apello elektrooniline kõrge kahur, enne seda Saksamaale, Bernard Schmidti teleskoop Saksamaale. Kõik läheb välja. Skype USA-sse. Sa võid jääda mõnda aega lugema. Jäädki lugema, tähendab kõik need hästi toredad ja ägedad asjad, mis Eestis kokku pannakse, need kõik nagu lähevad siit piirid, aga see on juba minevikust. Ilmselt Eesti on nagu ei salli seda leiutajat. Omamoodi on see ajalooline pärand, aga samas ütlevad ettevõtjad, peabki välja minema. Aga mu meelest nagu läheb liiga vara välja, et need välisinvestorid saavad selle idu kätte ja siis korrutavad selle 10 või 100-ga ja ongi... Ei, välja võib minna küll, aga see võiks olla toodang, mis välja läheb. Seda nimetatakse ekspordiks. Aga meil saadetakse leiutaja välja, leiutaja lahkub vabatahtlikult koos oma leiutisega ja meie siis pärast ostame seda sisse. Aga see on juba import. See asi on meil vastupidi töötab, see täielikult, see on täiesti tukkis.
Mulle meenub siinkohal Toomas Paiske, kes leiutas 1906 Peterburis siis Le Crystal, eks ole, tuli nendega Eestist ja tegi siin sõjaväe ja muidu puhkpilli orkestrit, eks ole, ja enne seda siis pani edasi Sveitsi, perekond elab tänaseni seal, 3. põlvkond toodab pasti Le Crystal'i, mis on maailma kuulsad. Et siinkohal oli nagu sõda selleks, mis mehe ära liigutas. Aga tegelikult näiteks Walter Zappi Minox läks Saksamaale läbi Läti, kus tehti siis esimene metallist, prototüüp oli puust, eks ole. Ja käis siis Walter Zapp mööda Tallinna linna ringi, kingad aukus, püksid katki ja otsis oma esimesele protole siis investorit. Tuhkagi? Sai sõbra, kes andis siis lõpuks raha ja sai puust Minoxi tehtud. Prototüüp esimene oli puust. Spioonikaamast. Nätsupaki suurune kaamera, eks katsu seda puust teha. Ja tulemuseks oli ikka see, et Minox oli lõpuks enne sõda sakslaste käes juba tootmises ja Eestil jäi kõik see tootmistulemus saamata, kui on hästi toonud tööstust, mis oleks seda Eestis toota võinud, et lähim oli Riia Leht, eks ole, mis selle metallist asja valmis sai. Ja sealt ta ka pages, kuna Walter Zapp oli ikka Balti-Sakslane ja ta läks tagasi Saksamaale, seal oli olemas tööstused. Tegelikult mulle tundub seda, et mõningase tööstuse loomiseks meil siiski Eestis on võimalusi, kui me targalt oma intellektuaalset omandit kaitseme ja toetame leiutajaid, kes nagu seda edasi arendaksid siin, et jookseks välja kohe. Et siin on nagu riigil vaja sellist poliitikat, intellektuaalomandi suhtes nagu asi on selle, tähendab, me saame seda soovida, aga nüüd häda on selles, et sinna poliitikasse saada, sinna ülesse saada, selle jaoks sa pead õppima väga palju ära reeglid. Seal on reeglid, raamid, kohustused ja nüüd sa saad lõpuks sinna ülesse, aga innovaatika on kõik reeglivaba. Kui sa oled jõudnud sinna ülesse välja, sa enam innovaatikast aru ei saa, sest et sa oled nii, aju on nii karbis. Tähendab, asi on selles, et suurt pilti ei suuda vaadata inimesed. Nad ei näe suurt pilti. Siin oli aastaid tagasi, oli suur kampaania tehti. Ajud koju. Ajud koju. Hakati väliseestlasi tagasi kutsuma, jah. Tehti kampaania ära. 1 nädal läks mööda. Oli rahvaloendus. Kui sa ei ütle, kus sa elad, me teeme sulle 12 000 trahvi. Ajud koju, me teeme teile trahvi. Suurt pilti ei suudeta kokku panna, eks. 1 nädalase vahega kõigepealt kutsutakse inimesed koju, siis hakatakse kohe karistama. Kuule, räägi nüüd sellest, kus sa täna oled ja mida sa teed? Ma olen täna siin mõisas, poodiumil ja selles mõttes suures pildis ma olen täna, olen oma otsaga Inglismaal ja hakkasin Inglismaa leiutajaga kampa. Hakkasime nii-öelda mõistma üksteist, saime aru, et peame natuke koostööd tegema, et meil mõlemal parem oleks. Et siis tänaseks päevaks ma siis aitan toota vesinikseadmeid autodele, mis aitavad siis kütusekulu hoida kokku ja autod ei tahma enam nii palju. Tähendab, su igasugused filtrid säästetakse ja see seade aitab põletada kütust paremini, jäägitult. Et see kõlbab nagu igasugusele sisepälevis? Ja, diislid, bensiinimootorid, kõik kogu sisendolemismootorid, et see ei ole vahet, kuhu sa seda paned, bussile, kopale ja sõiduautole, traktorile. Iseloomustada ka nagu Inglise ja Eesti ühiskonda vähemalt, et kuidas sa ennast seal tunned ja mis on nagu erinevus sinu jaoks? No Inglismaal on ikka Loorberi perje peal. Ma olen leiutaja, ma olen tunnustatud inimesed, saavad aru, ulatavad käe. Ütleme nii, et kui külas oled, siis ikkagi kohvi ja kooki tassitakse nii palju ette, et ei jõua sisse süüa. Meil tuli leiutaja külla. See on au asi seal. Eestis oled see Jaan Tatikas või mingi tahad paekivist sealiha teha. See on meile väga hea selles mõttes, et just sama see Jaan Tatika ja Vesipruuli lugu pärineb siit mõisast, kus siis Bornheim sai oma inspiratsiooni tollaselt mõisagraafilt on Peeter August Mantoferilt
ja sündis siis selline lugu nagu Kuulsuse narrid, Sule läbi ja rahvas siis teabki nagu leiutaja imidžit kui sellist hullu leiutajat, kes sõidab vanniga katuselt alle ja millel on tiivad küljes. Krooniline läbikukkuja, eks. Või allakukkuja, kiiresti alla. See huvitav oli veel see, et siis Manteuffel lasi oma teenrile panna lennuki külge nöörijupi või trossi, et kui ta liiga kõrgele peaks lendama, et siis tõmbab alla. Aga juhtus nõnda, et seda nööri tõmbaks natuke liiga vara ja tuli alla. Et see oli oma lennuõnnetus, õnneks mees nagu otsa ei saanud selle õnnetusega. Aga need risud seisid küll mõnda aega, ma ei saa õuel. Aga jah, see minu jaoks on selline näide sellest, kuidas siis sellest loost on saanud leiutaja kuvand Eestis. Ja teine, mis tänaseks loob seda kuvandit, on Leiutajate küla Lotte, mis on lastele küll selline hea näide ja see on palju muinasjuttu ka sees, et tegelikult mina leian, et see on nagu tore, et lastele nagu tehakse üksteist, mis saab. Teada, et selline asi on olemas, aga nagu üldimits leiutajale muidugi ta kaasa ei aita, eks, et parem ikka, kui see hull leiutaja vanniga katuselt. No jah, seda pidi küll, et aga vähemalt midagi. Keegi vihjab sellele, sest et ega leiutamine meil uudise künnist ei ülata. See on tõsi, jah. Ta ületab siis, kui järgmine Eesti leiutaja müüb midagi 100 miljoniga maha. Siis on uudis. Seda vist juhtub korra 10 aasta jooksul, et ma mäletan seda, kui me käisime Marko Niitsova, kes on Leiutajate liidu liige, käisime Stockholmis 4. maailma näitusel ja kaasas oli meil Meoton ja veel mõned asjad, Kangasuga ja 3 asja. Ja see Meoton sai kulla 2011 Stockholmis ja kui ma tulin nende medalitega Eestisse, et need üle anda, siis sadamas mulle küll mitte keegi vastu ei tulnud, ei pressist ega sõber tuli vana Siduliga. Lähendas su jalavaeva, eks? Tema sai siis neid kuldmedaleid väärem näha. Nii kurb, kui see ka ei ole. Isegi paraolümpia kullale ei tuldud vastu sadamas. Ma tean ühte poissi isiklikult, kes paraolümpial pani 100 meetri jooksu kinni, sai kulla. Sadamas mitte kedagi. Nii et mitte ainult leiutajad ei paku pinget, vaid kui sa ei ole kõigiga ühes karbis, siis... Oleks ma kettaheitest pronksi saanud, ma arvan, mul oleks ikka sadamasse vastu kõrvist. Et see nagu kultuur ja sport nagu tuleb ainult, aga leiutis, et kui sellised ei... Siit me jõuame järeldusele, ilmselt leiutamine tuleb olümpiale viia. Selge, sellega siis lõpetame ja loodame parimat, et ühel heal päeval Eesti leiutajatele ka tähelepanu rohkem pööratakse. Me sammegi nagu riigilt ja ühiskonnalt rohkem tuge, et Eesti elu paraneks. Et maailma elu paraneks. Just, tänu.